Tere! Kes mind ei tea, siis ma olen Britt ja ma olen spordifotograaf. Peaaegu pool oma elust töötasin ma jalgpallis, positsioonil, millest paljud unistavad. Aga 2 aastat tagasi otsustasin sealt lahkuda. Argentiina selles mängus ilmselt favoriit. Ja see on olnud parim otsus, mis ma oma elus kunagi oleks saanud teha. Panin räkkima või? Jep, räkib. See video algab nagu kõik Netflixi dokumentaalid. Ma olin 17, kui ma tegin Soccerneti esimese galerii. See oli täiesti udune. Ma ei osanud pildistada. Ma tegin kõik pildid JPG-s. Ma ei teadnud ravist mitte midagi. Ma ei teadnud töötlemisest mitte midagi. Ma ei teadnud mitte ühegi jalgpalluri nime. Aga kuidagi ma suutsin lisaks Soccernetile siis veel sealt galeriist mingid pildid maha müüa mingile Saaremaa ajakirjale või ajalehele. Ma arvan, et ma sain 10 € selle eest ja ma olin ise väga uhke. Ma just üks päev otsisin, et kas ma leian selle artikli kuskilt internetist üles, kus need pildid juures on, aga ma kahjuks ei leidnud. Nii et kui ma ütlen, et ma alustasin nullist, siis see on tõsi. Põhjus, miks ma sellest 2 aastat hiljem räägin, on see, et Soccernet on see koht, kus ma sain areneda, üles kasvada ja tänu nendele kogu see fotograafi teekond tegelikult ju üldse alguse saigi. Mulle anti koht, kus ma sain areneda, olenemata sellest, et esimesed aastad ma tegin väga kaheldava kvaliteediga tööd. Ma õppisin seal oma tööd väga kiiresti tegema, kuna jalgpallis on vaja tihti mängu ajal saata pilte ajakirjanikele, panna neid sotsiaalmeediasse üles, samal ajal mängu jälgida, neid pilte teha, töödelda, siis see on see oskus, mis mulle praegu tegelikult väga palju kasuks tuleb. Sport on väga nõudlik ala, kus töötada, kõik käib väga kiiresti ja seal on väga-väga oluline, et sa suudaksid kogu selle tempoga kaasas käia. Peale seda, kui ma olin 12 aastat sama asja teinud, hakkasid mul ideed vaikselt otsa saama. Iga kord, kui ma mängule läksin, ma teadsin, kus staadioni otsas ma istuma pean, et parimaid pilte saada. Loomingulisus kadus täiesti ära, et see oli lihtsalt kohustus mu jaoks. Ja kuigi ma ütleks, et see Soccerneti eluperiood oli üks mu elu parimaid siiani, sest et me saime nii palju reisida, ma sain käia klubide, koondiste, ajakirjanikega kohtades, kuhu ma muidu poleks mitte kunagi sattunud, siis ühel hetkel ma sain aru, et see aeg on läbi. Aga mul oli hirm nii suur sealt ära tulemise ees, sest et see oli olnud mu kodu nii kaua aega. Ühel hetkel ma lihtsalt sain aru, et kui jäämine on raske ja uus elu on raske, siis vali oma raske. Ja väga lahe on tegelikult tagasi vaadata ja mõelda, mis värisevad jalgadega tüdruk sealt Soccerneti uksest välja astus. Ma vahel mõtlen siiamaani, et kus kohast mul see julgus tuli, sest et ega mul mingit plaani ei olnud. Mul olid mingid projektid, millega ma lootsin ära elada suve lõpuni, aga tegelikult ma ei teadnud, mis edasi hakkab saama. Ja ma arvan, et tegelikult mul ei olnud plaani veel umbes 1,5 aastat hiljem ka. Et see on see põhjus, miks ma sattusin magistrisse, sest et ma sain aru, et ma ärijuhtimisest ei tea mitte midagi. Kogu see teekond Soccernetist lahkumise kuni praeguse hetkeni on olnud ikka täielik rollercoaster. See on pannud mind endas kahtlema, stressi tekitanud, pannud mind igas mõttes proovile, aga mitte kordagi ma ei ole veel tundnud seda tunnet, et ma ei taha seda rohkem teha. Ülipõnev on olnud jälgida enda arengut ja näha, kui palju tekib erinevaid ideid, kui palju erinevad võimalused mind motiveerivad. Et mul on tunne, et ma olen alles ühe teekonna alguses, kuigi ma olen 14 aastat juba pildistanud. Selle aja jooksul võiks ju tekkida tunne, et ma olen kuskile jõudnud, aga pigem mul on tunne, et nii palju on veel avastada. Põhjus, miks ma selle kanali lõin, on see, et kui ma olen Instagramis veits jaganud selle elu telgitaguseid, siis ma olen juba selle pealt saanud nii palju positiivset tagasisidet, et see on mul andnud julgust seda maailma palju detailsemalt jagada. Mulle endale meeldib väga vaadata teiste inimeste vlog, et see kuidagi suurendab sinu silmaringi, sa näed, kuidas teised inimesed elavad ja selles on nii palju rohkem sisu kui näiteks viral trend videotes. Ja ma tahaks uskuda, et need videod jõuavad inimesteni, keda huvitab spordis töötamine ja võib-olla selline vabakutselise elu ja enda asja ajamine. Alles hiljuti üks mu sõbranna ütles mulle, et sul on ju kogu aeg puhkus. Nii et võib-olla nüüd ta vaatab neid vloge ja saab aru, et tegelikult ei ole. Kui sa oled selle video lõppu jõudnud, siis aitäh, et sa oled siin ja isegi kui see on ainult üks inimene, siis ma olen südamest ja siiralt tänulik, sest et mulle väga meeldis seda videot teha. See pani mind jälle natuke proovile, sest et kaamera ees rääkimine ei ole minu jaoks väga mugav, aga ma tahaks loota, et see läheb lihtsamaks. Nii et ma võtan endalt siin kohe selle pinge maha ja ei ütle, millal järgmine video tuleb. No 6 ühe ikka saab.
see on miinimum, et nagu alla selle pole pointi. Vaatame, kuidas läheb ja vaatame, kui palju mul aega on. Sest ma ise on küll väga põnevil selle kanali tegemisest ja siia sisu tootmisest, sest et vähemalt seal suvel on küll väga palju lahedaid projekte tulemas ja talvel ju algab uus laskesuusa hooaeg, nii et sealt on ka kindlasti midagi jagada. Aitäh, et vaatasid ja tšau! Ja pane alla kommentaaridesse ka, millest sa tahaksid rohkem näha või kuulda, siis ma tean ka, mida rohkem jagada. Tšau!